Tere, mina olen Karen ehk loov Kaaren. Olen saanud just valmis naiste hingelugude raamatu ja kutsun sind sellele hoogu andma. Selle raamatu idee tabas mind nagu välk selgest taevast. Sõitsin koos oma sõbrannaga 2020. aasta suvel ühelt päevaselt naisterännakult tagasi koju ja järsku ma teadsin. Pean avaldama raamatu, kuhu kogun kokku paljude naiste lood, et nad saaksid kollektiivse pärandina edasi kesta. Eelmisel aastal hakkasin neid lugusid koguma. Miks ma seda teen? Ma arvan, et mida paremini oleme oma minevikulugu mõtestanud mõistnud, seda tervemad me naistena oleme ja seda tervemad on ka meie mehed ja meie lapsed. Lood kannavad meie hinges jälgi, mida oma alateadvusest nähtavaks teha ja mõtestada saame ainult meie ise. Kui lugusid südamega rääkida, siis nad hakkavad elama, ärkavad ellu, haaravad endasse, tõmbavad kaasa, raputavad läbi. Sellised lood ei jäta mitte kunagi külmaks. Neil on elusa elu maitse. Need lood puudutavad ning mõjuvad justkui arstirohi, mis hakkavad tervendama nii meid kui ka teisi. Raamatus on 16 naise lugu. Noorim neist on 30-aastane ja vanim 67-aastane. Lood näitavad naiste rikkalikku siseilma ja kogemuste eripalgelisust. Lood on lootusrikkad ja osutavad, et keerulisel hetkel ilmub kusagilt alati välja mõni valgussähvatus, mis hakkab läbi pimeduse uusi radu uuristama. Raamatud ilmestavad hea sõsara Geret Tõkmani loodusfotot, mis ühendavad loodus- ja hingemaastikke. Olgu see raamat kollektiivne hingeatlas, mis kaardistab naiste hingemaastikku, kus on nii lopsakad salud kui ka tühjad kõrbed. Nii tihe tihnikus näib mõnikord puuduvat väljapääs, kui ka lokkavad südamesopi salajased metsarajad. Nii kuivama hakkavad jõed kui ka rikkalik veealune maailm. Olgu need lood meeldetuletus, et meie naised oleme oma radadel alati hingeniitidega ühendatud nagu ühte suurde võrku. Kui me mäletame ja oleme kogenud seda ühendust, siis on elul väga elus ja hõrk maitse. Selle raamatu toimetamine ja kokkuseadmine on olnud minu enda jaoks teekond läbi erinevate maastike koos siia kirjutanud naistega. Rännaku lõpuspurt on hoidnud mind viimased kuud särisevas palangus. Nüüd on raamatu tekstiosa tõesti valmis. Illustreerivad loodusfotod enam-vähem valitud ja tekst on valmis kujundaja kätte minema. Raamat ilmub sel kevadel. Tänan väega sind, et toetad ja kohtumiseni hingemaastikel.